favoritele järgi, kahjuks sel korral karikat ei tulnud. Küll oli mäng äärmiselt tasavägine ja lõppseis jäi 95-100 lätlaste kasuks. Ei ole väga hea tunne kaotada, oleks tahtnud võita. No mis jäi siis ikkagi täna puudu? Ma arvan, et me esimene poole lasime nende liidrid nagunii käima ja panid kahe peale üle 50 punkti, et nii on nagu jube raske, kuigi me tegelikult tulime ilusti järgi, läksime ette. Aga kahjuks punkti mäng, et lõpus nad olid kindlamad. Valus ilmselgelt, et lõpuni välja oli siuke edasi-tagasi mäng, et kellel need paar õnnestumist tuleb ja kellel need paar eksimust tuleb, aga ma arvan, et rahval oli täie rahas. Ma ei tea, aga kuidagi ma ei olnud rahul selle olukorraga, kus Paasoja lõikis vahelt ära ja viga ei antud, et see jääb mind kripeldama igal juhul. Kuidas mängijad täna platsil olid? Mängijad olid tublid, et minu meelest pakkusid väga nagu atraktiivse korvpalli koos Valmieraga ja ma arvan, iga inimene, kes siia saali tuli, ei pea pettuma, ma arvan. Pingelises heitluses Valmiera vastu oli Tartu meeskonna kõige resultatiivsem mängija McBride, kes viskas 25 punkti. I just wanted to give it everything I had one last game against a Latvian team. I'm just grateful for the opportunity to be playing around a great group of guys and a great coaching staff. Muidugi on kahju, et tulime siia võitma ikkagi, aga elus on nii, et keegi peab võitma, keegi peab kaotama, et seekord me kaotasime. As you see, amazing. There is no words to describe this feeling, like it's amazing. I mean, it's amazing. The guys were super great to me when I came here in February, and we came here with one objective, and that was to win everything, and so far so good, but we still got some work to do. So. How you comment Tartus game? I mean, they're such a good team, and they're so good at home. You could see the quality that they had, especially in the second half, and congrats to them. Oh, they're like fighters. They're like animals, dogs. They fighting like crazy. It was super hard fight against them, but I'm happy we take this trophy. What about the fans? Amazing good. This is, I would say, the best atmosphere this season where I played. So, yeah. Atmosfäär mängu ajal oli tõesti võimas ja 6 mees ehk Kossu fännid olid saalis kohal. Elades kaasa kogu hingest ja eriti oli seda jõudu ja energiat publiku poolt tunda teisel poolajal. Midagi peab järgmiseks aastaks ka jääma. See aasta lätlasid, järgmine aasta meie. Ikka kurad tunded, aga 3 nädala pärast oleme uuesti siin ja võtame selle Eesti meistritiitli ära. No mis täna puudu jäi? Kindlasti mitte publik. Ja võib-olla see, et kõik 3 ühe aastaga võtta ei olnud veel aeg, aga see on järgmine aasta. We were so close. Sadness, excitement for the next playoff series. Proud of the guys. They worked hard. Emotsioon on väga hea selles suhtes, et mäng oli ülikõva, aga jäi natuke puudu, aga ikkagist kõva töö meeste poolt. No mida sa nagu eriti hindad, et mis sa täna õhtul siin põrandal nägid, mida võib-olla varem ei olegi nagu olnud? Ütleme nii, et siin oli näha täna sellist mängu, mida Eestis isegi koondisega ei näe selles suhtes, et see rahvad, mis siin oli, kõik elasid kaasa ja kedagi pidanud kaasa kutsuma, nii et... Kusjuures ei Tartu meeskonda ja ka meid 5 punktiga võitnud Valmierat ei arvatud hooaja eelsoosikute sekka. Ometi tulid mõlemad meeskonnad oma riigikarika võitjaks ja mõlemad jõudsid Eesti-Läti liigas esmakordselt finaali. Emotsioon on kuhjaga, väga võitluslik mäng ja siiralt hea vaatamine. Et skoori vaatad, siis see on ikkagi märkimisväärne ja suur tunnustus ka Valmiera meeskonnale. Ma arvan, et Eesti poisid olid ka väga võitluslikud ja mul on hea meel loomulikult, et Tartu on pildil ja Tartu on korvpalliga pildil.